vahest nii, et sa näed ekstra palju vaeva, et teha endale lokka, kulutada aega juuste peale. Ja sa vaatad peeglisse, see näeb okk välja ja siis sa avad kaamera ja sa näed välja nagu lammas. Sest see on see, mida ma praegu tunnen. Need on minu hetke emotsioonid. No hate please. Ma tean. Hei vlog, it's Diana Banana ja täna ma filmin seda videot, mida te kõik olete tahtnud nii kaua, et ma filmiks, mis on siis 24 tunni challenge. Tegelikult ma olen juba ise ka pikalt seda videot tahtnud filmida, aga mul pole tulnud ideed, kuidas seda teha, sest 24 tunni challenge'id jagunevad enamuses kaheks. Esimene grupp on illegaalsed challenge'id, näiteks 24 tundi Walmartis, kus sa reaalselt jääd sinna ööseks, 24 tundi koolis, kus sa isegi enam ei käi, kuhu sul ei ole isegi luba sisse minna, sellised challenge'id ja mina siin olen väga seadusekuulelik kodanik, välja arvatud need 2 korda. Kunagi ammu. Ei, aga ma olen reaalselt väga korralik seadusekuulelik inimene, kelle suurim hirm on sattuda vanglasse, nii et need challenge'id pole päris mulle. Ja siis teine kategooria, mis on siis minu jaoks võimatud challenge'id, on need, mida sa saad teha kodus ja need on näiteks 24 tundi vannis, mul pole vanni, 24 tundi kapis. Vaadake, kui nad teevad 24 tundi kapis videot, siis tavaliselt nende kapp on suurem kui minu magamistuba. Minu kapp on lühem kui mina ja ma isegi ei saa käsi niimoodi panna. Nii et sinna ma päris 24 tunniks ei roni, kui ma just ei taha hapniku puudusesse surra, onju. Ma siis mõtlesin pikalt, millist 24 tunni challenge'it ma saaksin teha, mis poleks illegaalne. Teiseks, meil on veel koroona hetkel pandeemia üle maailma ja siis mulle tuli ideaalne idee. 24 tundi voodis. Võimalik, et sa mõtled praegu, et voodis 24 tundi olla on ülilebo, sest sa vabal päeval oled nii kaua voodis, kui sa oled haiges, võib-olla sa oledki 24 tundi voodis. Aga kas sa oled sellele mõelnud, kui palju sa tegelikult ikkagi voodist välja tuled, et süüa, minna vannituppa, nagu minna vetsu, nagu minna pissile, käia hambaid pesemas, vahetada asukoht näiteks diivanile või toolile, kui sul hakkab selg täiega valutama, minna lihtsalt teise tuppa, kui sul hakkab super igavesti, et sa oled terve päev voodis. See tegelikult pole nii lihtne, kui sa tõesti selle kõige peale mõtlema hakkad. Ja see idee tuli minuni täiuslikul ajal, sest lisaks sellele, et ma olen 24 tundi voodis, olen ma 24 tundi täiesti uue madratsi peal, mida ma nüüd täna esimest korda testin siin kaamera ees ja see pole mingi suvakas madrats, vaid tegu on näpsi madratsiga. Ja kui sa ei tea, mis see on näpsi madrats, siis see on vist põhimõtteliselt kõigil. Mina kuulsin näpsist esimest korda, kui Mart ja Liina endale näpsi madratsi said ja ma juba siis mõtlesin, et see tundub nii hea. Ja kui ma nende Instagramis ringi vaatan, siis põhimõtteliselt igal blogijal, isegi vist Grete Kleinil on näpsi madrats. Nii et ma olin intrigeeritud, kui mulle seda madratsi pakuti. Ja ilmselgelt ma tahan magada madratsi peal, mille peal magab Grete Klein ehk Padjaklubi Laura. Et jah, see video tuleb 2 ühes. Esiteks 24 tunni challenge ja teiseks ma testin seda kurikuulsat näpsi madratsi. Täna hommikul ma tegin selle madratsi lahti, et see oleks õhtuks mulle valmis ja ma panen need klipid siia. See on minu tegemata voodi, sest ma viskan need kõik asjad kohe voodi pealt ära. Kaasa arvatud selle vastiku vana madratsi. Padja pole padjapüüri. Ma pärast räägin. Nii, me võtsime kõik tekid asjad pealt ära ja reaalselt, kas te näete, kuidas see madrats on lohku magatud? Nagu mis see on? Peili on väga confused. Pidistavad voodisse või? Nii, me võtsime ühe madratsi ära ja koristasime siit alt selle tolmuhunniku, sokihunniku ja ühe poisi pahanduse ära. Aitäh, Peili. Nüüd me saame lõpuks uue madratsi siia peale panna. Läks või? Yes. Kell on praegu 11.03 ja see madrats peaks nüüd 6 tundi siin niimoodi olema, et me keegi siia peale ei lähe. Isegi sina, Peili. Tood nii voodisse juba. Ja ta päriselt küsib voodisse, ma ei valeta. Hetkel on kell 17.34, mis tähendab, et põhimõtteliselt ma võiksin madratsi peale minna, aga igaks juhuks ma lasen tal olla nii palju kui võimalik. Me lähme hoopis poodi, sest mul on vaja osta esiteks uut patja, sest mu praegune padi, ta hüüdnimi on väärakas. See näeb siis kaugelt välja selline, siin on normaalsed 2 nurka ja siis see külg. Need nurgad, see pool on eriti hull. Nagu see lihtsalt ei tule siit välja ja need kohad magades on super kõvad, hästi ebamugavad. Ma olen seda võib-olla mingi pool aastat kasutanud ja sulepadjad alguses võivadki sulga jääda, aga peale poolt aastat, kui ma kasutan topelt 2 padjapüüri, see ei peaks sulgi läbi andma. Muidugi täpselt kui mul vaja on, siis ma ei saa näidata. Ma postitasin selle padja kohta enda Instastorisse ka, sest et see on nii
väärakas. Ma sain väga palju vastuseid, et paljud inimesed on täpselt sama padja ostnud ja neil on täpselt samad väärakused juures. Ma magan sellega väga halvasti, sest nagu öösiti see lihtsalt torkab mulle silma ja ma ei taha seda väärakat patja enda uue madratsi peale panna, nii et sellepärast me lähme täna uuesti Jyski ja loodame, et seekord me saame sealt parema padja. Ja siis me käime toidupoest läbi, et jällegi mind challenge'iks ette valmistada, sest nagu ma ütlesin, ma ei saa lihtsalt lampi külmkapi juurde minna. Maskid on peas, kindad on käes ja lähme Jyski patja otsima. Ja ma leidsin kohe kõik padjad. Nii ma jõudsin just praegu koju ja ma ei tahtnud rohkem poes filmida, sest et ma ei tahtnud enda kätega, enda kinnastega seda kaamerat nii palju näppida. Ma hakkan siis praegu voodisse minema ja me saime näpsi käes sellise voodipesukaan ja me paneme need siia voodi peale ära ja siis ma esimest korda testin seda voodit. Siis ma olen nii väsinud tänasest päevast. Ma võikski siia praegu jääda. Peili, sa tahtsid ka ju voodisse. Meil ei ole veel nii okei, tule. Kell on praegu 19:20, mis tähendab seda, et homme kuni 19:20 ma ei tohi siit voodist välja tulla. Challenge läheb käima praegu ja ma ei lahku siit. Ma räägin nüüd täpsemalt challenge'i reeglitest. Ma olen vaadanud päris palju neid 24 tunni challenge'eid. Kui sa just ei ole vannitoas, siis sul on võimatu olla ühes kohas kinni päriselt 24 tundi, sest nagu sa ei taha ju rõve olla, on ju. Sul on vaja vahest nagu pissipausa. Ja sellepärast korra tunnis ma võin siis minna korraks vannituppa ja seal ma võin olla ainult 1 minuti, sest ma näinud, et teised seda teevad niimoodi. Ja selle 1 minuti jooksul ma võin tõesti käia ainult vannitoas, sest mujale mul pole nagu otseselt vaja minna, on ju. Ja ma pean pesemas ka käima 1 minutiga. Hea pärast pesust tulin. Süüa ma sain niimoodi, et mul on snäkid siin ja päris sellised soojad söögid ilmselgelt, ma ei saa neid siin hoida. Need mulle lihtsalt peab Oliver tooma, aga mina ise ei tohi siit voodi pealt välja minna. Ma pean tegema ära pildid selle madratsi peal, sest ma ei testi seda ainult YouTube'is, või ma räägin sellest ka Instagramis. Nii et praegu, kuni veel on hea valgus, ma teen ruttu selle pildi ära. Ja sellepärast ma ei pannud ka lina peale, et see madrats jääks nagu ise pildi peale. Kuigi ma praegu mõtlen, kuidas ma siia lina peale saan, kui ma pean ise voodis olema. Ma ütlen, see challenge on raskem, kui esmapilgu võib-olla tundub. Kell on praegu 8:15 ehk ma olen kohe tund aega voodis olnud ja me saime just pildid tehtud. Ma pean neid nüüd hakkama töötlema, sellega läheb aega, aga enne ma mõtlesin, et kuni mul on siin veel seda head päikeseloojangu valgust, ma teen teile enda 24 tunni challenge'i hauli. Ma panin kõik oma snäkid siia ülisuurde Jyski kotti. Mul on siin 2 pakki juustupopcorni ja siis 2 banaani, 1 kindlasti hommikuks. Siis ma ostsin padjakesi poes, sest seal oli soodukas. Ilmselgelt on mul siin suur pudel vett ja kui see peaks tühjaks saama, ma lihtsalt lasen seda täita. Siis ma panin siia kotti veel mõned asjad, mis ma kapist täitsin. Näiteks need Rimi braunid, mis by the way on rohkem küpsised kui braunid. Need on nii head. Ma leidsin kapist sellise šokolaadi, kui mul äkki tuleb isu peale. Ja kui ma tahan olla tervislik, aga siiski süüa midagi magusat, ma ei tea, mis tuju mul on ja homme on. Siis mul on siin üks proteiinibaar ja viimasena, ma tean, see pole paljude maitse. Avatud pakk Almare. Paremad kui krõpsud sulle, nii et ainult on mul siin valikuid. Ja nüüd ma näitan, mis padja ma ostsin. Kaldeberget padi Jyskist. See on sulepadi. Läheb hästi flahviks ja kui sa pea peale paned, siis see läheb ülikokku ja see on täpselt see, mis mulle patjade juures meeldib. Ja mis põhiline, see on normaalse kujuga. Ja nüüd ma esimest korda testin seda patja enda pea all ka, sest et ma poes ei hakanud seda tegema, you know, koroona ja stuff. Oh my god, kummukav. Mulle toodi siis siin vahepeal mu söök. Ma söön siis täna õhtul pelmeene ja ma kasutan seda kappi siin lauana. Ma ilusti ulatan istudes siia sööma. Päike hakkab kohe loojuma ja mul on reaalselt ülihea vaade siin aknast välja. Ma lihtsalt söön oma pelmeene ja ma arvan, panen endale mingiks sarja. Panen lihtsalt Netflixist. Ma tuli pissi osa. Ma panen käima, panen see samal ajal käima ja siis ma lihtsalt jooksen välja ja siis ütleb mulle mitte sekki. Jaa, ma jätan selle siia samma. Ma jooksen täna ette, ma ei võta seda kaasa ja mõtlen, aga ma saan nii ruttu pissil käia. 3, 2, 1. Panin, okei. 30. 7. Oh my god. I did it ja mul isegi aega 20 sekundit või käsi pesta, so everything is clean here. Ma panen Netflixist vampiiripäeviku. Ma olen praegu esimese hooaja 18. episoodi juures. There's really no one dancing.
He said Carol Lockwood has complete control of... Thank God. Jõu, ma sõin nüüd ära. Mulle toodi magastoidud väike jäätis ja nüüd ma hakkan seda jäätis sööma ja pilti töötama. Mul on nagu päris mitu pilti, mis mulle meeldivad. Mida ma tahan kindlasti kasutada on see pilt, sest vaadake peilit. Nagu nii täiuslik, et ta madratsi pildi peal haigutab, sest see on mõeldud magamiseks ja ta on üldse nii cute siin. Mulle meeldib kõik selle pildi juures ja ma valin selle pildi. See on before ja nüüd ma töötan selle ära. Panin kaamera kinni ja hakkasin jäätist avama. See on siin sees täiesti ära sulanud ja siis mingi lahtine tükk lihtsalt tuli koos jäätisega. Ma võtsin selle välja ja see kukkus minu peale ja nüüd ma olen üleni koos. Ma olin rahulikult voodi peal pikali, lihtsalt editisin oma pilti ja ma kuulsin, et keegi nagu karjub õues on ja siis ma panin aknad kinni, ma ei viitsin nagu kuulata ja nüüd mulle kirjutas mu naaber, et maja all on mingid lapsed, kes karjuvad Diana Banana. Ma ei teagi, mis öelda, see pole nagu väga okei. Usu mind, kõik need inimesed, kes mu majas elavad, te ei meeldi mitte kellegile. Ma olen nii palju mõelnud selle peale, et jumal tänatud ma kuskil eramajas ei ole, nagu mõned youtuberid, kelle nimesi ma igaks juhuks ei maini, sest kui sa oled korteris, siis vähemalt keegi ei tea sulle täpselt nagu ukse taha tulla, ja nad peavad enne mitmest uksest sisse saama, enne kui nad sinuni jõuavad. Ja mul on varem ka koridori peal käidud röökimas ja igast juhtumeid on olnud. Ma reaalselt näitan. Ma ei tahtnud näidata, kes see kirjutas, aga nad röökisid niimoodi, et mu naabrid pidid minema neile ütlema, et minge ära. Okei, ta ütles, et polnud mingid pisikesed lapsed. Selline karjumine hästi ei lõppe, ütleme niimoodi, ükskõik kelle majale sa lähed karjuma, see ei lõppe kunagi hästi. Aga nagu valgusest näha on super pimedaks minemas, nii et ma peaks praegu äkki lina siia voodi peale panema, kuigi ma ei kujuta ette, kuidas ma panen voodi peal lina, kui ma pean ise voodi peal olema. Siin on nagu madrats, on ju, ja see lai äär siin on mul lihtsalt voodiserv, äkki ma saan siin olla. See hästi kirjutas, vaata, ma ütlesin, mingi lapsed karjusid, läksid aja sinna minema. Ma ei tea, ma ikka praegu veel all kuulan karjumist. Mingi ma ei tea, mida need karjuvad. Ma võin vabalt politsei kutsuda. Okei, kuidas ma nüüd olen siin on küsimus Oliver? Kell on 22:28 ja mul hakkas täiega igav, ma lihtsalt ei viitsin siin üksi olla ja õnneks mulle tuli seltsilisi. Ja me hakkame mängima rongimängu. Teinud sulle eest. See on siis üks lauamäng, mida ma kunagi mängisin ühe sõbranna pool ja see oli nii lahe, et ma ostsin endale ka. Ja nüüd kõik teised sõbrad, kes seda minuga mänginud on samamoodi selle rongimängu ostnud, sest et see on lihtsalt nii hea mäng. Panen siia 2 tükki, üks on punane ja teine on sinine. Ma olen punane ja Oliver on sinine ja siis vaatame, kumma peili valib, see tähendab, et kumma poolt on. Ma loodan, et ei mõtle, et see snäkk on praegu. Oota, Piru, kumma poolt sa oled? Näita, kumma poolt sa oled? Sinist vist võitis selle. Seda Olju poolt või Piini. See ei ole snäkk, baby. Kell on 23:46. Ma olen põhimõtteliselt 4,5 tundi nüüd siin voodis olnud. Täna õhtul on väga chill olnud, sest ma niikuinii väsin tegema, ma päeval tegin trenni. Just selleks, et ennast ette valmistada, et ma nagu suudaks voodis olla, et mul olekski lihased nii valusad, et ma niikuinii ei tahaks väga liikuda, saate aru. Nii et sellepärast on tänane päev suht kerge olnud, aga ma hakkan nüüd magama minema varsti. See on see kõige keerulisem osa selle 24 tunni challenge juures, sest reeglid on ikka samad, mul on ikka veel 1 minut vannitoas ja sellepärast pean ma osad vannitoa tegevused tooma siia, et ma rutem hakkama saaks. Ehk mul on siin kausid. Kas ma üldse kasutan neid kausse? Arvatavasti ei kasuta. Aga siin sees on mul make-up wipe'id, tass. Ma ostsin selle kaubamajast. Vaadake, cute see on. Oh my god. See on mul lemmiktass. Siis mul on veel üks meigi emalduses, aga ma arvan, ma kasutan seda ikkagi vannitoas. Ja siis mul on siin minu hammaste pesemisasjad. Ja suuvõs jällegi on vannitoas praegu. Plaan on selline, et ma võtan meigi maha nii palju, kui ma saan ilma veeta ja siis ma hakkan hambaid pesema. Kui mul on aeg hammaste pesemine lõpetada nagu mingi 3-4 minuti pealt, siis ma jooksen 9 minutiks vannituppa. Saan ülikiire pesu teha ja suuveega hammaste pesu lõpetada. Õnneks ma käisin pesemas reaalselt enne, kui ma alustasin filmimist. Valmistasin ennast ette. Suht puhas. Lihtsalt natukene. Ma lihtsalt ei kannata kuiva hambaharja. Seekord võtan nende telefoni endaga vannituppa kaasa, siis ma olen ise täpselt aega ja keegi ei pea mulle hõikama ja nagu ma ei kuule mitte midagi.
palju! Nagu keegi oleks aknale koputanud. See on võimatu ju. Creepy. Et siis ma panen siin teie silmade eest taimer käima ja ma võtan selle endaga vannituppa ka, sest ennem mu kogemus näitas, et ma ei kuule väga hästi, kui uks on kinni ja mul kraanist vesi voolab. See oli väga fail praegu. Kell on praegu 13:32 ja ma lõpetasin just enda sättimisega. Ma tegelikult ärkasin hommikul natukene ennem 10, mis by the way on väga suur asi minu puhul, sest tavaliselt ma ei suuda nii kaua magada. Viimasel ajal ma pole isegi suutnud 8 tundi täis magada. Võib-olla sellised kokkusattumused täpselt täna mul tuli hea uni, aga võimalik, et asi on selles madratsis. See on kindlasti kõvemapoolsem madrats, mis võtab nüüd peale eriti pehme madratsi peal magamist natukene harjumist võib-olla, aga terve aeg, kui ma magasin nagu ükskõik mis positsioonis, ma kogu aeg tundsin, kuidas mu selg oli sirge ja eelmise madratsi peal mu selg polnud mitte üheski positsioonis sirge, mis tekitas mu seljavalusid ja ma ise poleks elu sees nii pehmet madratsit valinud, aga see lihtsalt juba oli siin. Nii et minu esmamuljed selle madratsiga on imelised, sest ma reaalselt magasin üle pika aja kaua. Üle 8 tunni vist isegi, mis on minu jaoks väga-väga kaua. Ja Näpsi palus mul edasi öelda, et neil on hetkel sünnipäevakuu ehk neil on seal igasuguseid allahinduseid ja see madrats, mis mul siin praegu on, see on 160x200, on praegu soodushinnaga 300 €. Nii et kui sul on vaja uut madratsit, sa tahad, et su selg oleks sirge või uut voodipesu, mis by the way on ka väga kvaliteetne, mõnus ja ilus minu meelest, siis mina nagu ka kõik teised vist internetis soovitan Näpsit ja ma panen nende lingi alla video descriptionisse, kui te tahate neid tooteid vaadata. Aga jah, märkasin siis 10 paiku ja nagu ma ütlesin, ma ei taha iga enda vannitoa trippi jäädvustada. Aga mis ma siis tegin, oli see, et ma võtsin 1 minuti, et vannitoas hambaid pesta ja niimoodi. Ja siis ma võtsin veel 1 minuti, et käia pesemas. Minu jaoks 1 minutiga pesemas käia on äärmiselt suur challenge, sest tavaliselt ma olen duši all keskmiselt 20 minutit. Ja ma võtsin mõlema tegevuse jaoks 1 minuti, tulin siia tagasi voodisse ja jällegi ma pole siit lahkunud. Ja miks ma ennast alles 1:30 niimoodi valmis sain, on sellepärast, et minu hommikurutiin on natukene tagurpidine. Kui teised nagu ärkavad üles, sätivad ennast, söövad ja siis hakkavad asju tegema, siis mina põhimõtteliselt esimese asjana võtan enda tööasjad ette, vaatan kõik enda meilid läbi, vastan kõigile, teen kõik asjad ära, mis on vaja teha ja alles siis tulen voodist välja, hakkan ennast sättima. Nii et sellepärast ma ennast alles praeguse kellaajal valmis sain. Ma pole laisk, vastupidi. Ma lihtsalt juba töötan voodist. Okei, tundub, et Oliveril on kõht väga tühi ja ta tahab süüa. Ma valin midagi välja. Ma tavaliselt võtan lihtsalt midagi päevapakkumistest tööpäevadel. Ma hakkan praegu toitu valima ja ma annan teile pärast teada, mida ma söön. Kui ma enda toitu ootan, peaks ma vist voodi ära tegema, sest ma ei taha nende linade peal terve päev olla, nagu 24 tundi siin passida ja siis nende samade linadega magada. Eile, kui me voodisse lina panime, siis tegelikult ma ei teinud seda ise, aga praegu ma olen täiesti üksinda kodus. Ehk ma üritan ise voodi tegemisega hakkama saada niimoodi, et ma terve aeg ise voodis olen. Oh my god! Mu põlv. Kui sa ei tea, siis mul on põlves konkreetselt auk, mul on kõhres auk. See tekkis mulle või nagu see tekitas mulle nii palju probleeme, et ma ei saanud enam normaalselt trenni teha natuke üle 2 aasta tagasi nüüd ja siiamaani vahepeal, kui ma kükitan maha, tahan paelasid siduda, kuidagi lihtsalt liigutan nende jalga valesti, mul on kohutav valu ja ma üritan nüüd ettevaatlikum olla ja mitte kükitada nii palju. Mitte täiuslik, aga
okei, me lihtsalt aktsepteerime seda siin. Ja mis on minu jaoks veel hull challenge on see, et ma ei saa Red Bulli praegu ja tavaliselt mul on siis Red Bulli, kui ma teen meiki, eriti nende päevadega, kui ma filmin, ma teen meiki, ma joon Red Bulli ja see natukene valmistab mind filmimiseks ette, annab mulle energiat. Aga täna oli nii, et ma ei saanud Red Bulli sellepärast, et Red Bull on külmkapis ja külmkapp ei ole siin voodis ilmselgelt ja ma ei saa voodist välja minna, nii et mul saab see vesi ka kohe otsa. Mulle toodi süüa, mul on kõht nii tühi, kell on praeguseks juba 14:10 ja ma olen söönud ainult seal ühe banaani, mis ma teile näitasin. Ja üks update veel, te vist väga ei näe, aga mu püksid, mul on praegu teised püksid alles, sest mul juhtus õnnetus. Mitte selline õnnetus, aga ma ajasin endale midagi pükste peale. Mulle tundus, et see oli jumestuskreemi või millegi sellised väiksed nagu pritsmed, mingi päkki. Ja täiesti uued püksid ja ma olen nii palju täiesti uusi pükse niimoodi ära rikkunud, ma lihtsalt pidin need kohe ära pesema. Panin need praegu sinna kuivama. Mõtlesin, ma saan ekstra selles videos esimest korda neid pükse kanda ja nüüd lihtsalt juhtub niimoodi. Aga ma hakkan nüüd sööma, vaatame, mis ma sain. Ma nagu vaatan peale ja ma isegi ei saa aru, mis olla tahab. Safrani risotto, fetajuustusalati ja sibulamoosiga. Sounds fancy. Kell on praegu 14:53 ehk mul on jäänud challenge'i lõpuni 4 tundi ja 20 minutit. Ma arvan, ma jätkan sellega, mida ma hommikul voodis tegin, ehk ma vastan meilidele edasi. Mul on nii palju meile tulnud just eile, nagu reaalselt eilse päeva jooksul, millele ma pean kõigile vastama. Ja siis ma võib-olla alustan äkki selle video monteerimist juba, sest et mul on ainult just tahtsin 8, nüüd näitab 7 minutit vaba ruumi selle mälukaardi peal, ehk ma peaksin need failid panema arvutisse. Ma saadan meile telefonist praegu. Neid tuleb ainult juurde, ma tulin reaalselt selle aja jooksul, kui ma vastasin ühele meilile, üks meil juurde. Mis su jalg teeb? Peili! Mis su jalaga juhtub? Kell on praegu 17:56 ehk mul on jäänud 1 tund ja 24 minutit challenge'i lõpuni. Ma olen praegu siin edukalt seda videot monteerinud. Ma olen juba peaaegu 9 minuti peal. Sa arvatavasti mõtled, et 24 tundi voodis on suht selline lebotamine, aga ma olen reaalselt olnud väga produktiivne ja lihtsalt terve päeva töötanud. Lihtsalt teinud videot, vastan meilidele, filminud. Ma isegi ei tea, kas on võimalik produktiivsem olla kui mina praegu. Aga kõik see vedeliku tarbimine siin on mulle teinud jälle pissjäda. Ma saaksin küll oodata tund 20, ma arvan, ma kannataksin ära, aga pigem teeksime siia challenge'i lõppu veel ühe kiire 1-minutilise pisipausi ja vaatame, kas ma saan sellega hakkama. See peaks hoopis olema 1 minut vannitoas challenge, sest et see on see kõige raskem osa. Nii ma panen taimeri, aga seekord ma võtan endale telefoni vannituppa kaasa, sest mul pole kedagi, kes ütleks mulle, mitu sekundit mul on jäänud ja siis ma ei tea, kuidas käituda. Ma jätan kaamera käima, parem oleks, et see praegu ise kinni ei lähe. Kolm, 2. Teile stopid! Peili elas mulle väga kaasa. Ja teate, mis on hea asi taimeriga vetsus käimise juures või? Sa saad vaadata, et sa peseksid vähemalt 20 sekundit käsi. Muidu tavaliselt ma lihtsalt loen peas sekundeid. Peili, kas sa urised nende pükste pärast või? Sulle ei meeldi need püksid seal või? Okay. Peili vaatab mu pükse seal. Ja ta vist kardab neid või midagi. Peilu, ära ole selline. Ja mu pükstega on see fail, et okei, esiteks ma tegin nad mustaks, ma pidin nad märjaks tegema ja need kuivavad seal, aga ma ei saa neid ju ise kätte, sest need on nii kaugel voodist ja ma olen üksinda kodus ja ma ei saagi neid uuesti jalga panna. Kell sai täpselt 19:20, täpselt kaamera ees ja ma ei pannud enda kaamerat rekordima. Aga kell on siis 19:20 ja ma võin teha esimesed sammud voodist välja kuskile mujale kui vannituppa 9 minutiks. Aga selline oli siis minu 24 tunni challenge voodis. Kui sulle meeldis see video ja sa tahad, et ma teeksin veel 24 tunni challenge'id, siis kindlasti anda sellele videole thumbs up. Ja ütle mulle ka kommentaarides, mis 24 tunni challenge'id ma võiksin veel filmida, mille filmimisega ma päriselt ka hakkama saaksin, ilma et see oleks illegaalne või lihtsalt võimatu.
tänases videos saab shoutouti Marie Cutecat, kes postitas enda feed'ile minu eelmisest videost selle screenshot'i siin. Või kui sina tahad saada minu järgmises videos shoutouti, siis lihtsalt tee sellest videost screenshot normaalse näoga minust, sest muidu ma ei taha seda enda videosse postitada. Kasuta hashtagi DianaBanana uus video, postita kas enda story'sse või feed'ile ja tag'i mind ära, et ma seda näeksin. Ja siis ma valin kellegi lihtsalt suvakalt välja ja annan talle järgmises videos shoutouti. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.